päris aus olen, siis ma olen muidugi viimasel ajal avastanud tänu oma pojale ilukirjanduse. Ja ma ütlen kohe ausalt, et võib-olla me oleme mingisuguses vanuses suhtunud Dostojevskisse või ka Lermontovi või ka ütleme Hemingwaysse mingisuguse skepsisega, sellepärast, et see on kas koolist ette antud või nad kuidagi ei kõneta meid selles vanuses. Aga praegu ma ütlen ausalt, et ma lugesin läbi Dostojevski Vennad Karamaazovid, see on 2 sellist klotsi. Ja mulle väga meeldis, mulle just meeldis tegelikult, ütleme, selles suhtes, et kuidas kirjeldatakse inimese sellist, ütleme, olemust, alandlikkust, inimese sellist, ütleme, kirglikkust, armastusvõimet. Et tihtipeale ka miks, ütleme, tippjuhid võib-olla kommunikatsioonis jäävad vajaka, on see, et kui inimesed on vähe lugenud, siis vähene lugemus tegelikult tähendab vähest sõnavara. Ja sa ei oska mingisuguseid asju edasi anda, kas siis metafooridele toetudes või mingit maailmavaadet omades. Ja ma tõesti ausalt sõna otses mõttes kutsuksin juhte üles, et lugege ilukirjandust. See võib olla James Joyce Ulysses, mis nagu tundub hästi võib-olla keeruline või Ian Rand, eks ju, et Atlas Shrugged, mis on ka ütleme, võib tunduda selline suur klots ja keeruline, aga kui sa süübid, eks ju, sellesse temaatikasse, mis on hästi eluline, Dostojevski karakterid on ka täiesti elulised, nad on, ütleme, nagu siit kuskilt kõrvaltänavalt tulnud päris inimesed. Et ma pigem arvan, et juhid võiksid rohkem seda. Need eneseabiõpikud on toredad ja head, mina tänapäeval natukene isegi suhtun nendesse kui meelelahutuslikku sellisesse nagu teemasse, aga ütleme kindlasti mingid biograafiad, kindlasti ütleme mingisugused sellised teistmoodi mõtlejad, et ma soovitaks ilukirjandust ausalt.